külapood on sinu ees, sinu kõrva augu sees. Aga nagu külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult saatuse terminalist aja taksosse astunud, et õigel ajal kohal olla, nõnda on episood alanud. Mina olen nagu ikka Karl-Alari Varma, minuga siin stuudios nagu ikka Hardo Asperg. Tšau. Ja meie külaline seekord alati suurepärane ja rõõmus Ain Vaida, tere. Tere. Sa lihtsalt klaasistunud pilguga vaatad kuskile 4. dimensiooni. Ma vaatan, mida külapäev müüa teeb. Mis on täiesti normaalne asi. Kuidas ma muidu tean, mis ta teeb? Ma pean vaatama korra tema maailma. See oli täpselt see sama pilk tuli uuesti, lihtsalt sa kanaldad. Kanaldamine. Ma muidu olen skeptik. Aga sinu pool ma võin uskuda. See võib-olla muudab sinu. See pilk on päris, seda ei saa petta. Sa kahjuks surnud inimeste ja nende vaimudega rääkida ei suuda, aga sul on mingi müstiline külapood kuskil. 27. aprill 2028. Praegu ei usu, vaata. See ei olnud see. Praegu on näitlemine. See ei olnud see, sa pead elama seda. Okay. Aga vaata, tasus võtta need tunnid ma eeldan piiratud Eesti külastusajast, et veeta see siis koos külapoe, kes siin näeb ja kogeb asju, mida mujal lihtsalt ei ole võimalik kogeda. Silmaring avardus praegu tõesti, sest muutunud inimene. Sa käid korra Eestist tagasi ja tuled tagasi uute mõtetega. Tead, see võlujook päris asi võib olla. Wow. Karlil uus särk on ju. Uus image. Karlil on Fire särgid olnud viimasel. Ma enam esi ja kollases. Sa oled Karl the Grey nüüd või? Ma olen Karl the other colors. Karl all the color. Mis juhtus? Tead, lihtsalt uusi kollaseid särke oli raske saada. Kollane on maailmast otsa saanud. Ja see ei ole kunagi pop-värv olnud. Kus juures teadsite, et kõik kollane tuleb enamasti Hormuzi väina kaudu. Viimasele on nagu üks probleemi on. Mul on tarneraskused on olnud kollase maailmas. Ja nüüd ma olen lihtsalt teistsuguste särkidega. Kuidas siis, kas tunned ennast nagu ebamugavalt või kuidas? Teistsugune on. Ma ei ole see Karl, kes muidu. Ma nagu võib-olla olen veits äkilisem. Ma ütlen asju, mida ma ei arvanud, et ma ütlen välja vahel. Kui sa vabandad oma kohutavat käitumist. Tead, mul on kuidagi hästi äkiline ja ütlen kohutavaid asju. Kui te canceldate mind, siis enne saatke mul üks kollane särk. Vaatame korra, kas kollases ma ka ütleks neid asju. Ei no see ei ole nagu Attitude tihti. Era. See ei ole tihti. Lihtsalt nagu korra päeva. Kellelegi. Ardol on juuksed, sul on värviline särk. Mis sul on? Mul väiksed tissid, mis on teekorv on minu jaoks väike, siis mul vaata lõigati ära aasta alguses. Mis siis enne oli? Tead, ei läinud nii suureks 80 jott või 75K. Jaa, see on täht selgus korvides. Okei, ma ei teadnud. Ma hakkasin tähestikku nagu enda pead tegema, ütlesin, see on kaugel. See on väga kaugel. Ja. Ei, seal nagu on üks koht, kus sa saad arvutada nagu abroad.fits.com või .org isegi. Äkki see on organisatsioon. Äkki see on rahvusvaheline organisatsioon. .com äkki, ei. .com ikka, mingi siuke. Euroopa.eu. Kus sa paned nagu, sa mõõdad nagu 3 erinevat kohta. Kuidagi, et sa mõõdad kõigepealt nagu tissi alt, tissi pealt, siis sa kuidagi kuradi ripud ja mõõdad ka. Okei, nagu vabalanguses. Ja põhimõtteliselt jah. Ja siis kalkuleerib ära, mis rinnahoidjad sa poest küsima peaksid. Ma tean, mis ma koju tegema lähen. Ja kurat, see töötab ka nagu, sest ma kunagi mõõtsin selle ära, läksin poest mingi, no mul on F kuni H rinnahoidjad vaja, kunagi ammu ja siis aga siis ma sain teada, et Eesti riigi rahaga saab ära lõigata, kui nad on hiiglaslikud. Kas nad jäid nagu siis elule ette ka või? Täiega, selg valutas 15 aastat järjest. Selg jah, okei. See ongi põhjus, ma muidu ei viitsiks, ma arvan. No, ma mõtlesin Eesti rahvas, et sa vaat mingi talutööd ja läheb kogu aeg ette. Hakkad maasiga korv, jälle tiss näpus, jälle nagu... Kohutav võib tasakaalust välja. Ja seda küll. Paned kartulit maha lihtsalt. Näoli muldelis. Samas jääb ette nagu pehmendab kukkumist, vaata. See on nagu mu suur unistus, et ma tahtsin ujujaks saada, aga... ei saanud, alati lihtsalt nagu vette, ma ei saanud kordagi vee alla pole saanud. Selle hetkeni nagu... Okay. Nüüd on siis nagu kerge tunne kohe. Amazing, nagu ma sain joosta.
on ju. Ja no tegelikult jah, sest ma olen nagu, kus ma ütlen, kui ma olin vähemalt 30 kilo raskem ja mu rinna ümbermõõt oli ka tänu sellele suurem, siis ma mäletan ikka, et kui tegi paar jooksusammu midagi, käis väike laks, mis oli tõesti, mis oli, et mul oli 2 laks, üks oli see, kui mu kõht käis vastu, kõhuvoldid käid omavahel kokku ja teine oli, kui rinna panid vastu mu laks ja see ei olnud nagu tore laks. See on see, et pärast setti jooksed lavalt maha, siis kõlab nagu standing ovation. Ja plap. Sa oled alati aplausiga maha. Siis uued meie. Kuidas see operatsioon üldse oli, lihtsalt toodi koha, Sa pead ikka, kõigepealt kohtud kirurgiga, kes vaatab, mõõdab üle, sest et see on see, et kui haigekassa maksab, siis seal peab olema umbes et sellest, mis see abaluu, mis see klavikular on. Sellest nibuni peab olema mingi kindel nagu distants. Aga siis ta vaatas, ütles, et kurat, need ripuvad siin roiete all, see nagu nii kaetud, ma ei hakka mõõdulinti välja võtma. Ja siis ma küsisin, et ta mingi kaal peab olema, sest nagu peab vist äkki nagu 500 grammi per tiss, vaata. Ja siis ta ütles, mul on kaal teises toas. Pani käe tissi alla, tegi niimoodi ja ütles, siit saab küll. No seda ma usaldan, vaata. See on hea, seda ma tahan, jah. Ma arvan, et ta võiks grammi täpsusega. Ta teab nagu, jah. Ja see on nagu crazy, et ta lihtsalt, okei. Mis on need, vaata, võistlused? Tal oli õigus. Vahepeal on need võistlused, kus ongi see, et mingi poemüüjatele pannakse, et võta, siin on see kommikott, on ja palju siin kommi on, peab ütlema. 674 grammi täpselt ütlema. Ma arvan, et ta oleks selle võistluse kinni pannud. Äkki see nagu ainult nagu siuksele nagu kotikesele lögale, vaata. Et äkki ta nagu kommidega ei saa, vaata. Ei, ta peab silmad kinni panema. Ette kujutama. Ja täpselt, jah. Ühes käes on päristis, teises käes on kommi, see on nagu, okei, ma suudan, nüüd ma saan. Ja siis läheb veits aega ja siis, sest nad panevad sul kuskile kaugele tuleviku kirja ja siis sa lähed kohale ja siis on nagu tavaline operatsioon, et sa ei ole midagi söönud enne ja siis sa ootad seal ja siis sind viiakse kuskil ära ja siis sa tudud natuke, ärkad üles, vaatad, Pole enam, ma näen varbreid. Jah, ei, aga reaalselt seda ka, mis on nii absurdne. Aga see taastumine oli veitsa nagu rets, sest sa oled nagu, see on ikkagi nagu väga, see on mingi 80 sentimeetrit lahtist haava nagu selles mõttes, et ta võtab, ta teeb nagu siit niimoodi ja siis kuidagi niimoodi ja siis teeb mingi, pakib seal kuidagi. Anyway, et see on hästi, ta on nagu pinnapealne, aga ta on ikkagi väga suur haav, mis peab paranema ja sa ei tohi ennast nagu liigutada sisuliselt, vaata, käsi nagu väga, sest muidu sa tõmbad lahtida. Aga nüüd elu on lill, imeline. Võttis mingi paar kuud, siis ma eeldan, et see nagu... Tegelikult esimene nädal oled nagu veitsa ifi, aga edasi vaikselt juba läheb paremaks. Tead, mul suur probleem juhtus esimese nädala jooksul, et mul oli nii palju kergem kõndida, et ma iga päev kogemata kõndisin nii palju, et pärast sain aru, et natuke valus, vaata. Sest nagu sa ikka liigutad, jää oli maas, on ju, veitsa vahepeal teed mingid jõnkse. Siis ma mäletangi, üks kord oli niimoodi, et ma käisin nagu 3 show'l järjest. Üks oli Mike ja ma käisin 2 erinevat asja vaatama, siis järsku vaatasin, ma kõndisin 12 000 sammu, idioot. Lahtise avaga lihtsalt lased mingi verd. Jää peal ka. Ja jää on all, sest mul oli nii mõnus. Vot see pool maratonile. Reaalselt. Peaaegu. Siis ma käisin ja Kasparil oli mingi klämmis, oli mingi asi ja siis ma mäletan, läksin sealt veel, Vinklisse ükskõik edasi. Kuigi jah, ma praegu mõtlen, et see hoopis selle peale, mis enne rääkisid, see, et võivad 500 grammi pidi niimoodi enam. See kõlab nagu mingid uued kompleksid võiksid sealt tekkida küll väga kergelt. Ei, oligi kokku. Ma pärast lugesin seda, mis see ravi, see, mis iganes selle epikriis, mina ei tea, mis see nimi on. Epikriis on õige sõna vist. Et 2 peale kokku võeti maha 1827 grammi. Peaaegu kilo tissi per tissi. Ja kui ühest rohkem, teisest vähem ja enne oli parempoolne suurem, nüüd on vasakpoolne suurem. Mis on, ma ei tea, mis seal juhtus.
Aga huvitav, see 27 grammi või palju see oli nagu... Ei, see oli suht suur vahe, nad kaalusid mõlemad nagu ära, onju. Aga ma eeldan, et seal on midagi siukest, et sa tahad, et need närvid säiliks ja siis sa vaatad, et ma siit ei saa nii palju võtta, et muidu see veresoon läheb pooleks ja siis mis iganes. Äkki te mõtlesid lihtsalt, äkki on aus niimoodi, et nüüd on teise dissi kord. Nüüd kannad sina. Oota, kas see oli meesarst või naisarst? Mees. Sest vaata, meestel on see, minul on küll, et kui ma nagu naisterahval dissidega tegelen, küll teises, aga siis on see, et mul on see tunne, et nagu mõlemad peavad võrdselt saama. Mul on nagu peas see, et nagu ma ei saa ühele keskenduda, mul on nagu see tead, ja millegipärast on nagu... Ma siit tegin juba, et ma lähen... See on võib-olla minu pedantsus ka lihtsalt nagu... See pole see, et ma olen spetsialiseerunud vasakule dissi. Parem saab ka midagi, aga vasakule ma olen meister. Ei, mul on ikka nagu peas käib taimer, nagu see sama taimer, mis on komediga harjutatud, nagu, et see on väga täpne taimer, see on haigelt täpne taimer, sest ma nagu vahel teen süüa ja panen mingi 10 minutit peab pasta keema ja siis ma olen mingi 10 peaks täis olema, vaatan 9:48. See on haige. Sest ja kui sa seda, saad rakendada niimoodi, siis nad saavadki võrdselt tähelepanu vist. Karl ütleb veel, et nagu igaks juhuks paneb selle käima ka ikka, ütleb naisele, et anna tuld, kui nagu üle 10. Kui ma pommin light me office. Kui ma pommin lõpetame varem. Kui esimesega halvasti juba läheb, siis anna teada, me ei pea teiseni jõudma, ma väga tahaks. Kui ikka väga halb on, siis tulen maha ja laseme uue koomiku peale. Host teeb võib-olla vahele ka. Teeme väikse midagi. Crowdworki natukene. Pallet cleanserit, midagi lühik. Võta see vana best-offi mäng korraks. Okei, see siis läks, ma isegi ma mäletan, aga mul oli mingi mõte veel. Me räägime kõik oma tervise ja iluprotseduuridest praegu. Aga selles suhtes ju väga lahe, vaata palju kritiseeritakse Eestis meditsiinisüsteemi ja nii, et keegi ei saa seda, mis neil vaja on, aga antud juhul järelikult ikkagi haigekassa aitas. Ei, ma arvan, et see ei ole nagu, see on nagu sest reaalselt nagu, kui sul 15 aastat selg valutab, lõpuks oligi lihtsalt see, et ma vahel ei suutnud nagu hommikul, ma pidin nagu tund aega joogat tegema, et see nagu paika tagasi loksutada, et siis see nagu massaažid ka ei aita enam lõpuks. Aga selles mõttes väga, ma olen ise väga rahul, ma ülipikalt ei viitsinud nagu mõelda selle peale, ma lihtsalt mingi, ju siis selg valutab elu lõpuni, Väga niuke eestlaslik. Need on need kaardid, mis mulle jagati ja siis läheme sellega edasi. Ma ei teadnud, et ma saan nagu, ma arvan, et ma oma raha eest saan midagi teha, aga... Sellest, ma mäletan, ma käisin mingi 16-aastasena arsti juures, nagu perearsti juures ütlesin, tead, alaselg valutab siit. Ta oli mingi röntgenisse, vaatas pärast, ütles, midagi pole viga, mine ära. Ma ütlesin, Perearst ei tahtnud seda lihtsalt öelda, kas ta peeglisse on vaadanud, teab, kui suured tal on. Siis nad nagu kasvasid alles, aga nagu kohe hakkas peale probleem. Keha juba teab, jah? Ja võib-olla perearst oli mingisugune, ma ei tohi 16-aastasele öelda, et tal on nagu honga ja tal on massiiv. Pommid. Ja ma ei tohi ju, see on vist Hippokratese vande vastane. Ta võib-olla saab ise kunagi aru. Ja sain. Samas see ongi, sa pead nagu teismeliste keeles rääkima, vaata ka neile. Et see ongi, et ütled, et teil on väga suured rinnad, on ju, millest sa räägid, aga massive pommid. Kui ma olin 16, 2 maksitopsi. Väga pop viide. Täpselt, jah. Ta proovib ülipalju mingit seda nagu mõjutada sind nagu sellega, siis arvas on mingi vanad Kottmilk, need reklaamid ja ta viitab lihtsalt. Ja lähed arsti juurde alati mingid suured pin-up modelid, need plakatid, kus on kõik nagu see mis oli see kunagi oli The Sunil oli Page 3 modelid, mis oli Sunni ajakiri. Mul on vaja nii palju selgitusi, Sunni ajakiri. The Sun, eks ole. Mitte bänd. Mitte bänd. Uhke ajakiri ja siis neil oli igasugust asjadega 3. leheküljel alati üks naisterahvas, kes oli nagu väga paljasta, kas bikinides või peaaegu alasti ja siis ta tegi sellist poosi, kus ta näitas samal ajal perset ja rindu. Et see oli nagu see kolmanda külje nagu päiksekiir ja siis tema alati kommenteeris ka päevakajaritest asjadest.
isegi ka seda, mina arvan, et Tony Blair peaks ikka ja siis nagu siukene see oli huvitav Briti fenomen, mis minu meelest oli see on ja siis nad ajasid mingit, ei, aga me oleme ikkagi, me ei ole tabloid, me oleme ikkagi vaatame korra oma seda. Neil oli minu meelest see, kellel oligi nende suured telefoni pealtkuulamise, nende jamad, et nagu kuulsuste telefoni kuulati pealt et niimoodi sa saad hea story. Ja. Tead, ma loen seda sa läksid korra entusiasmist reaalsusesse, sa läksid nagu ma eeldan, et see on mingi inquiry, mingisugune uurimus ma loen Politico Playbooki, mis on iga hommikune Politico Brüsseli uudiskiri. Okay. Aga see algas täna hommikul. See oli täpselt nii hirmus, kui ma arvan. Mille pärast ma häbenesin. See algas täna lausega, et hei, üks mingi itaaliane Geraldo kirjutab, et tšao, siin on Geraldo, on ju. Siis ta kirjutas, et ja tänastes uudistes Giorgia Meloni lõpetas suitsetamise. See oli tänastes Euroopa Brüsseli uudistes kõige olulisem asi, millega liidida Politicos. Ja see oligi Hot Mic, neil on omalt siuke eraldi osa sellest uudiskirjast, siis all on nagu sünnipäevad välja toodud ja Hot Mic ehk siis ilmselt kuskil suitsunurgas kuuldud asjad. Et Politico tüüp seisab ka suitsunurgas ja lihtsalt kuulab, mis nad räägivad. Aga ta kuuliski, keegi seal pani tähele või siis keegi vihjas pärast. Igal juhul keegi küsis Melonilt suitsu ja ta ütles, tead juba maikuust ei suitseta. Ja siis küsiti, et aga kas sul siis on patch, aga seda me ei tea. Aga lihtsalt see on see, millega nad liidisid. Politico. Väga fun minu mõttes. Samal ajal, kui täna oli uudis G7-lt, kui see pandi valgesse maja, kui Trump tuli lihtsalt tuppa sisse, kõik need G7 juhid on selles, I am the boss. Ja siis hakkas asi pihta. Tema esimene lause, I am the boss. No see on jah. Ja Valgemaja pani kohe selle video ülesse ka ja kõik asjad. Väga siuke, õige kokkuvõttev. No see ongi hästi Euroopa siis just mitte tähele panna seda vaata. Meil on olulisi asju. Aga sa mainisid Brüsselit, siis nüüd sa ju oledki Eestist ära. Sa oledki nüüd kaugel Belgiamaal. Ma kolisin hästi kaugel. 2 tundi kaugel. Ehk siis nagu oleks Tartusse kolinud. Käin Tallinnas rohkem praegu, kui käisin siis Tartus. Kui Tallinnas elasin. Legit, ma olen iga kuu korra käinud nagu Tallinnas, mul on tunne. Mingid korterid kokku pakkimas on ju, et seda üürile anda. Niisama showsi tegemas. Ma olengi praegu tegin eile ühe priva ja siis täna teen oma showd. Ja ma tean, ma olen seal. Ja sina ei ole. Sa oled very busy man. Jah, ma olen jälle karjääris seal punktis, et kui sa küsid mult nagu sel päeval, kui see show on, siis ütleme 99% kordadest ma tegelikult teeks, aga täna oli see mingi number, see 1%, kus mul juhtus. Lihtsalt ta teab, kui väga see nagu podcast seda ära väsitab. See lindistus ja siis ta pärast, sa arvad, et seal taga on diivan, arvad, et meie lähme show'd tegema. See käib lahti diivanile. Ta füüsiliselt ei ole võimalik. Et nagu jah. Ta teab, et mäng tuleb. Aga jah, põhimõtteliselt iga muu kord, tund enne show'd võid küsida. Kui juba peale käib, kui paus ei ole veel alanud. Kui ma füüsiliselt kohale jõuan, ma olen seal. Ei, mina tuleks ka, kui mul oleks nagu täpselt, kui mul ei ole ühtegi muud asja ees. Muidugi, kui ma füüsiliselt jõuan. Mul on viimase 15 aasta jooksul ainuke kord, kui ma olen show'le peaaegu hiljaks jäänud, oli sinuga. Sa ise veel helistasid mulle ka, et kuule, kas sa ikka oled täna tulemas show'le? Just hakkas pihta ja ma nagu, jaa, täna! Ei, sa olid aus. Ma läksin, ma panin kohe riidesse, et tulin taksoga kohale ja jõudsin. Depo. Jaa, aga see oli vähemalt, sul oli hea, et kas sa ikka oled? Meil tegi, kui oli koomikud ja küsimused lindistamine hiljuti, siis Sander tegi seda, meil hakkas kell 6 pihta. Ma tegelikult arvas, et 7 on. Klassik. Ja siis me helistasime talle, me usaldasime teda, et ta on professionaal. Ja siis... Ma ei pidanud naerma selle peale, ma naersin selle nagu asja peale, et see on nii loogiline asi, mis juhtub. 17.59 helistasime, et kas sa
kaugel oled, et äkki jääb vaata mingi 5 minti hiljaks midagi. Ja siis väga unine hääl võtab kell 7. No jõuan. ja siis ta jäi mingi 20 minti nagu enne 7. Need on 40, aga õnneks teine külaline oli ka hiljaks. Jumal tänatud. Vedas. Meil oli mingil, ma ei tea, Heldekes äkki mingil huumorilaboril oli ka vist see, et me panime nagu vist ajapange, et ma ei tea, kas Facebookis oli äkki öeldud, et see hakkab nagu pool tundi hiljem, kui me tegelikult alustasime. Ja siis Sander on nagu laval ja siis nagu inimesed tulevad alles nagu ruumi ja siis ta röstib neid, et miks hiljaks jäid. Ma ei jäänud. Ja miks te varakult oli? Miks sa juba peal oled? Aga jah, mõnikord on nii ka, et nagu open mic'idega on see näiteks, et see list on ju, line-up läheb nagu üles, enam mingi tund või pool tundi näiteks varem, kui show hakkab. Sa näed, et kus sa siis oled. Ja siis näiteks Botik open mic on see, et ma elan lähedal, on ju. Ma näen line-upi, ma vaatan, et ma olen mingi ja esimese poole lõpus näiteks, et mul on aega, et ma ei pea kiirustama, et ma ei pea mingi kohe sinna show alguseks minema. Et ma võtan niimoodi aeglaselt, kõnnin, jalutan rahulikult, jõuan kohale ja siis on mingi 10-15 minti võib-olla, kuni lähen peale. Ja siis jõuangi mingi 19:21, jõuan Botikusse ja siis kuulen, kuidas host on. Ja tere tulemast Botik open mic'il. Nagu kuidas? Seal mic'il on mingi 5 inimest alati, kuidas see alati nii hilja? Eile. Teid ei olnud. Teid ei olnud eile, lihtsalt meie koomikutena ja publik ühisena, kollektiivina elasime üle Botik mic'i, mis lõppes kell 21:50. See algas kell 7, aga Rivo oli pannud Facebook ad'i peale, nii et tuba oli inimesi täis. Seal oli väga palju inimesi. Seega see algus venis, kuna baaris oli konstantne järjekord. Ja siis alguski äkki läkski nagu 10-15 minti üle nagu nii. Aga keegi ei saanud laiti, lihtsalt Sten Eerik teeb crowd'i seal, Aleksander Eeri teeb oma mingit Eeri asja, mõlemad panevad üle seal. Alguses kõik väga tublit hoiavad, on ju. Aga siis seal ja natuke enne seda läks, mul on tunne, et Vivek läks ka üle juba, aga lihtsalt teine pool algas niimoodi, et Miki ja Maria tulid podcasti tegemast niimoodi, et palusid ennast lõppu panna ja veel mõtlesid, et issand, ma ei tea, kas me üldse jõuame, et äkki saab show enne läbi, tulid kohale, vaatasid, et host läheb laul, ütleb, ja alustame teise poolega. Nagu 21:50, siin on mingi 3 inimest ilmus line-upi juurde ka, vaata, Jan Uuspõld tuleb kohale, Kopli lõppu, muidugi sa paned ta show'le. See peab mingi rekord olema äkki. See ilmselt oli, jaa, sest ma nagu vahepeal läksin, vaatasin seda ja ütlesin kogemata valjult, oi, putsi, nii palju veel. Siis ma nägin, kuidas 2 inimest, kes istusid seal niimoodi reas, niimoodi, et nad ei ole päris selles ruumis, siis nad ei mau ära, nad vaatasid mind suurte silmadega. Nad sai ikka korra, et mul on meil õksus. Priit läks üks hetk lavale, Priit ainult austis. Läks üks hetk lavale, ütles, ja meil on 4 koomikut veel, kas te olete valmis? See tuli siuke... Ja see oli, ja tegelikult need olid nagu tore oli ka, naljakas oli, inimesed nagu naersid, fun oli ka, aga lihtsalt sa ei ole valmis selleks, see on ikkagi nagu 50 minutit rohkem, kui sa panid oma nagu graafikusse. Mõtlen, et sa saad suvel seda teha. Talvel, kui on pime ka veel see on nagu, et aga läbi on juba ammu. Jah, äkki sa tahtsid pärast poodi minna ühe veinipudeli osta ja kui kodus edasi arutleda, kuidas oli või midagi. Ei saa! Meil on väga erinev vaade stand-upi. Võib-olla sinu publik tõesti pärast võtab pudeli veini ja arutab kuuldu üle. Huvitav siis, kas sa ka poliitikut täna lugesid? Ei no open mic seal on väga palju arutada. No seda küll, väga erinevad vaatanud. See on ainus pood, kus jõuad, on see sirbi pood seal. Kellegi on sirp peas. Ja lükkad viltu seisvaid inimesi eest. Fightid viimase 2 minuti jooksul alkohol. Ma mõtlesin viimase 2 sardelli eest.
jah, saad, seal on neid häid rasvaseid pirukaid ja on ja nurga taga seal kõike saab. Kui kas sa oled Belgias ka käinud, kui Maikidel asjadel ja. Kuidas seal see vibe on? Väga kas sarnane või nagu teine? Kellelgi ei ole spotlighti või on liiga palju spotlighti, need on 2 varianti. Tead see vana nõukaaegne see projektor, see Keila vana projektor. Sa tead, et kuskil on nagu katusele mingi Tesla koil, mis töötab selle pärast, et see käiks nagu elektrit läheb. Noh, see on ühes on ju, ja siis on üks maik, kus ei ole üldse spotlighti, siis on üks maik, selle järgi on hea meelde jätta, kas sul on täna spotlightiga või ilma? Üks maik on sellises, on nagu hosteli receptionist. Loving it already, väga fringe vibes. Ei, ma kirjeldan ära selle, see on see ei ole isegi maik, see on showcase. See on Karl ja piletiga üritus või? See ei ole, ükski ei ole piletiga üritus. Aga kõikide spottide eest pärast raha jagatakse ära, nii et midagi head. Ja, showcase. See on nagu hostel, kesklinnas on ju hostel. Sa tuled uksest sisse, liuguksed, lähevad lahti nagu poes, vaata, ehk siis kui inimene liiga lähedalt mööda kõnnib, ikka lähevad lahti. Ikka juhtub. Sa lähed uksest sisse, sinu ees on reception ja sinust paremal on lava. Okay. Ja siis on inimesed istuvad, seal mingi post on vahel ja inimesed istuvad seal reas, aga siis inimesed tulevad ka lihtsalt hostelisse sisse tšekkima. Samal ajal kui show käib, ilmselgelt see sama ruum. Ja raudselt on koomikud, kes mõtlevad ülilahe neid röstida või neid... Tead, ei ole veel seda näinud. Ei ole, sest ma nagu... Võt, see oleks hirmus, kui sa tuled hostelisse ja keegi küsib sult, kus sa töötad. Miks sa hiljaks jäid? Ma arvan, et see on kui see esimene kord juhtub, siis see show on cancel pärast seda. See hostel on nagu no more. Ja siis seal on üks haige asi on veel niimoodi, et see on hästi kõrge maja, kus on seal ruumi tagumises otsas on siuke suur avar, kõrgustesse minev siuke kertrepp või mingi siuke ala. Ja kui sa seal istud, viimased 2 tagumist rida umbes, kui sa seal istud, siis see kõik kajab mööda seda, sa oled lihtsalt kaja sees ka veel kõigele lisaks. Imeline venju ja seal on spotlighti asemel 4 sinist valgust, mis sulle otse lakke paistavad. Okay. Minu peas lihtsalt kõlas see, et sa oled seal Kaja Kamris ja ma junn. Ja, no umbes, halvas inglise keeles. I'm from Eastern Europe. My poop. So you two fucking. You fucking your sister. Ja kuidas seal... Ei, mul on häid asju öelda. 2-tunnised samamoodi või on... Pausiga ja 2-tunnised, jah. Okay. Ma käisin Maltal Maigil. Ja seal oli 3,5 tundi. No potikus ka. Jah, aga mitu koomikut oli? 3. 4. Oh my god. Kõik tegid tunni või? 4 pluss host. Palju sa tegid? Mina tegin 15 minutit. Ma saan arvutada nüüd selle pealt, palju teised tegid. Ja ma tegin 15 minutit ja ma tegin 10 minutit kauem kui teised. Host tegi? Host tegi 2,5 tundi. Kas ta tegi ainult crowdi? Jaa! Ta tegi 2,5 tundi crowdi. Tead, ma olen kuulnud sellisest fenomenist. Ja see oli insane. Palju publikut oli? Täis maja mingisugune 70 inimest. Ta pidi kõigiga rääkima. Enamus ei rääkinud tega vastu. Aga ta lihtsalt genereeris. See ei olnud nagu killimine, see oli lihtsalt nagu... See polnud see, et mul läheb nii hästi, ma teen tund veel. See ei olnud killimine, me kõik liikusime surma poole. Palju lõpus inimesi oli? 30. Sest see oli lihtsalt rahvas oli, et ma pean nagu koju minema. Sest see oli öeldud, et maks 2 tundi. See hakkas kell 10. Nii et inimesed on kell 1 öösel seal nagu. Ei, mul oli laudkond mingi 7-8 inimest kas nagu. Spotlight oli? Ma kujutan ette siukest sinist valgust. Ma ei saa sulle pilti näidata. Ei olnud, jah. Oli, aga see oli värvi vahetav strobo, mis vilkus. Niimoodi, et käid pamp, no igasugune sekund.
sinirohe, hele, lilla, roole, lasi külje pealt sulle. Näos ei olnud valgust, aga küljed olid värvilised. Tundub kõik, kes lähevad kuhugi mingi läände maike tegema, siis on nagu tere, niimoodi elategi. Jaa, täiega. Loomad või? Ma tulen tsivilisatsioonist. Ma olen küsinud neilt, kus su spotlight on? Arvad, et on vaja või? Me saime ju praktiliselt Fringe'ilt nagu venjust bänn, nagu mitte Fringe'i venjust, aga sellest organisatsioonist bänni. Kas te tulite spotiga? Jaa! Ja meil oli enda väikese teised on kadedad või? Ei no, meil läks hästi küll, aga nagu, kuna meil oli oma spotlight ja oma mikrofon. Aga oma spotlight maksab 50 € Amazonist. Meil oli odavam, meil oli 26-ne. No, ja täpselt, ja me panime ta, meil oli siuke väike nipuga, mis on need nipukad, nendega panime. Kas keegi teab, mis nende asjade päris nimi on ka või? Mul ei ole õnnemegi. Kui peaks otsima neid pesulõks. Pesulõks. Me panime pesulõksudega need. Nojah. Ja mikker on ju ka ju, see on ju ka siuke, see võib ju olla ükskõik mis suvaline poest ostetud. Seal oli karaoke mikrofon. Ma just tahtsin öelda, et ma olen ka teinud karaoke mikrisse nagu 20 €-sesse, sa saad aru, et see on... Kus on kaja sisse ehitatud sellest, et see kest kajab. Nagu, et sul nagu siuke tunned, siin ei ole efekti, aga nagu see kest on nii nagu nõrk praegu, siin on mingi metalli membraan kuskil sees, et kui ma räägin, siis metall kaja on juures. Ja meil oli suur SM58 lihtsalt. Me kõik, mis me tegime, oli üks kaabel ära, sama kaabli otsa. Ja Venju ütles teile, et häbi teil olgu või? No põhimõtteliselt öeldi, et me võib-olla peaksime mingeid muid ruume. Jah, et professionaalid. Äkki te peaksite sinna päris teatrisse minema? Ja see oligi niimoodi, et äkki te peaksite võib-olla Paid Venjudesse minema. Nad vaatavad, et teie show, see on Royal Albert Halli vääriline. See production. Ei, kui ma hakkasin sellele tüübile DMX-ist rääkima, kes oli see kohalik tehniline vastutus. Sest räpparist. You know this song? Ei, see on huvitav, vahepeal kuskil lähed mingites kohtades teater on ju, helimehe, kes XLR-iga on, siis ta vaatab sind ja kas see on see kolmhark või on see banaan? Banaan on teine või? Mis öeldakse, ja see on see 6,3. Ja öeldakse selle, kas see on kolmhark või banaan? Vanakooli sõnavara. Ma nagu, ma pean mõtlema nüüd lausa. Ma ei ole isegi kindel, mis õige vastus on siin. Mul on tunne, et meil on tõlki vaja. Eks keel olegi välja mõeldud. Sümbolites kommunikeerima. Vabandust, et ma liiga professionaal. Aga sa ütlesid, sul on häid asju ka nende Belgia kohtade kohta. Kas inimesed on naljakad seal? Okei, ma küsin midagi muud. Ei, on ikka. See tegelikult on selles mõttes äge, et inimesed on hästi erinevad. Et seal sa kuuled nagu neid väga-väga erinevaid perspektiive. See on korralikult sõgedaid inimesi. Vähe kahjuks mul on tunne, et see on Brüsseli probleem, et ta on nagu linn, mis on nagu ametnikke täis, et sõgedad inimesed elavad Amsterdamis, ma arvan. Et aga tead, seal on üks huvitav mingi tüüp on kõikidelt teistelt maikidelt bännitud ja kui ma sellist lauset kuulen, ma mõtlen, kõlab hästi. Aga siis selgus, et ta lihtsalt ahistas mingeid naisi, nii et see on ju. See ei olnud nagu, see ei ole see. Aga ta olevat ka enne seda öelnud laval kohutavaid asju ja mingi edgelordid. Et see on nagu tore draama. Milline särk oli? Ta kannab kogu aeg hästi viisakaid riideid, mis ongi siuke suss, vaata. Kogu aeg hästi ülikonnas ja hästi valge särk. Need, kes käivad nagu niisama ülikonnaga, Maigil nagu. Ja Maigil või nagu, see oli ka see, et nagu ma sügavalt kahtlesin nendest tüüpidest, kes nagu koolis või ülikoolis käisid, nagu kui sa tulid ülikooli, nagu esimene päev, jah, cool, kõik, me oleme kõik ülikonnas, väga hea. Ja siis ta tuleb loengusse ülikonnas, ma ütlen, sinuga me ei räägi, sest ma ei taha, mis iganes pärast nagu multimõrv siin tuleb, on ju. Murder Suicide Pact, mis siin, ma tahan sellest eemal olla. Jaa. Ma mõtlen, kas mõni sõge
tead, ei ole, ei ole nagu, ütleme nii, et on ambitsiooniga inimesi, aga nad peavad veel natuke harjutama. Aga on ka naljakaid inimesi. On nagu potentsiaali on selles mõttes, et see ei ole nagu lihtsalt... Aga mul on tunne, et neil on nagu, seal on see inglisekeelse skeene probleem, et kui kõik on nagu inimesed, kes räägivad teise keelena, siis see on koht, kus sa sõpru otsid ja tegevust otsid. Ja mina lähen sinna tööd tegema, istun oma märkmikuga maha, neil on fun chat. Impro-grupi tunne on, mul on tunne. Neil on liiga lõbus. Kuidas seal, mis seal keeleliselt on? Seal on ju... Sest, enamik Brüsselit räägib tegelikult prantsuse keelt, kuigi nad väidavad, et nad on kakskeelne. No, töökeel on inglise keel on ju seal ju suuresti. No paljudel inimestel, kes töötavad just nagu Euroopa institutsioonides või lobigruppides asjades, aga kuskil eksisteerivad mingid belglased ka, kes teevad mingeid muid asju, et tegelikult ametlikult kõik dokumendid, asjad on prantsuse keeles ja siis flaami keeles, mis sõltuvalt küsijast on siis kas hollandi keel või eraldi keel. Aga ta on lihtsalt hollandi keel mingi pehmechiga, on ju, olen ma aru saanud. Ja mingit väikest, nagu veits vähem kurguhäda. Ja, täpselt. Aga et tegelikult enamik räägib prantsuse keelt nagu, ma ei tea. Emakeele on nagu. Jah, just. Et siis ma saan aru et neil ei ole seda emakeelset stand-upi nii-öelda plahvatust on ei, prantsuse keeles tehakse täiega, aga mina ei saa prantsuse keeles inglise keelt tegema. Publik ei saa aru. Aga neil vähemalt on see olemas. Siis ma saan aru, et see on see... Et siis see inglise keele on, see on kodutu koer otsimas süüa tänaval, siuke kurb olukord. Mis... Sama siin, selles mõttes Eestis ka need ingliskeelsed on ka väga teise vaibiga kui... No sa oled seal, et sul on tore õhtut, on ju. Ja publik on ka väga teine. Publik on nii teine, sest publikul on ka kõige peale hea meel, lihtsalt see on haige. Hea meel, midagi toimub. Ja, päriselt. Selles mõttes, see on tegelikult iseenesest ongi hea asi. Aga kui palju seal nagu lavale saab siis, kui tihti? Tead, lavale saab, vaata, see ongi see, et kuna inglisekeelseid asju on tegelikult nagu... tegelikult ei ole ka nii palju vähem, aga nad bukivad ainult iseenda mingit siseringi konstantselt ja seal on mingi üks org, mis teeb hästi palju Circle jerk teevad oma mingid maike päris palju, aga nad nagu ei buki mind nagu äkki ma olen bänd äkki sa ei tohi lihtsalt nagu professionaalne välja näha sa pead ka I also want friends mine lihtsalt sinna I just want friends ei, nad tegelikult bukivad mind päris hästi, aga ma arvan, et ma teen mingi 10 asja kuus praegu, aga nad annavad nagu pikemaid spotte, et ma vahel teen 15, vahel 20. Et see on nagu hea. Ja mõni neist vahel ma teen 15 minutit selles hostelis ja see on challenge. Ja vaata, ma olen nagu kaval pea ka, nad ütlevad, et see on showcase, aga ma ikka maigin mingeid asju samal ajal, sest nagu come on. Sa ei saa ainult showcase'i hostelis teha. Ma ei saa teha. Seal on nagu, there are rules to this comedy game. Täiesti lõpp ja siis see on nii naljakas, sest kui sa oled hostelis ja nagu just suvi algas ka hästi palavan on ju, publik on ju õues, mõnus on. Seal on lõpuks kohal on 15 inimest istub hosteli receptionis, sa lähed oma host läheb sinise valguse alla, ütleb, et so this is a showcase, they've been practicing their jokes, ma olen mingi ära ütle neile seda. Lihtsalt ütle, et me räägime, ära haibi seda asja üles, palun. Ja, kui sa oled hosteli lobis, sul on 15 inimest, these people are shit, they come on, they do poo-poo on floor. If anything else than poo-poo on floor happens, you go crazy, please. Üks tüüp oli, sellel samal show'l oli, üks tüüp oli pannud ennast kilpkonnana riidesse. Tal oli kilpkonna seljakott. Kui ta tuppa tuli, siis mõtlesin, hey, cool bag, sest ma olin mingi, mis asi see kott on ja ma olin seda liiga kaua jõllitanud, et ma pidin midagi ütlema. Ja siis ta ütles, thanks. Ja siis ta hakkas seal mingid riideid sätmist, ta pani endal mingi kimono selga. Ja siis ta tahtsid hullu. Ja siis ta oli kilpkonn. Ja siis ta läks lavale. Ja ta ütles, et ma olen niimoodi riides, sest ma olen autist või midagi sellist. Ja see oli kõik. Ülejäänu oli lihtsalt
pannid. See oli nagu ühe asja jaoks oli kostüüm. Ta mähkerdas seda kostüümi selga samal ajal, kui teine tüüp laval on ülipikalt pakkis ennast sinna sisse, siis tõmbas see kott oli nagu kilpkonna kilp, vaata. Ta oli ise valge, siis sul rohe. Ja siis ta oli mingi müts, kus mingi, onju. Ja siis see oli nagu üks nagu see oli peak comedy. One-liner oli. Ja siis ma läksin pärast teda ka, ma olin mingi, kas ma nagu adressin seda, ma olin mingi, ei, see on, Kas lihtsalt ainult, et kas te ka nägite seda? Lihtsalt, ei, ma muud ei taha teada, kas te nägite seda kilpkonna kostüümi? Kui jah, siis liigub edasi, ma lihtsalt enda jaoks, et kas ma võin praegu jätkata seda üritus või ma peaksin kiirabigis olema. Üks kahest. Mul on võib-olla break-in reality praegu, te ei tea, mis toimub. See oli tõesti, ma olin mingi, ja ma olen vist teda nagu ühe korraga näinud, siis tal ei olnud seda, kus ta mõtleski, et it's a showcase. Maigi jaoks ei pane siis teiega full kilpkonna selgi. Ja võt, ta jäi meelde ja nüüd Eesti publik kuuleb ka temast. Ja see on ülinaljakas, kui ütleme, ma räägin, et siis mingi üks tüüp ahistas naisi ja ta on bännitud. 1000 inimesed Eestis teavad. Kas oli tema? Kas oli sama tüüp, kes ahistas naisi? Oli kilpkonna kostüümis? Sest see loor oleks wild. See on ainuke asi, kuhu teda veel lubatakse. Täiesti teise asja peale. Ei, ta ei ole sõge, ta lihtsalt ahistas naisi. Kilpkonnake tule. Või et ta sai ahistamise eest bänni ja siis ta mõtles, et ma pean maskeerima. Aime Mario! I'm Michelangelo, where is my pizza? I have never harassed anyone. Ta ei teinud isegi minu meelest Ninja Turtleid. Aga võib-olla, ma olen pettud. Äkki kogu nali ongi selles, et ta ei adressi seda. Ma eeldan, äkki ma lihtsalt nagu zone out'isin ühel hetkel. Mu ajus hakkas 2 ahvikest. No sa olid järgmisena peal ka. Trummi kokku lööma. Tead, see sellel hetkel ei mängi. See enam ei loe. See oli jah võib-olla nii high concept nagu mingi, et see läheb üle meie pead ja vaat. Kas poliitikas oli järgmine päev ka selles kirjas? Showcase and hostel. Turtle steals the stage. Steals the show. Aga nüüd sa vahepeal Eestis ka tagasi. Nüüd see on huvitav siis, et sa käid Eestis, teed showsid. Siin sa saad nagu teistsugust stand-up kultuuri tunda. Ja siis lähed sinna, kus kilpkonna mees. Ei, see on hästi armas, sest nad nagu, mul ongi tunne, et nad tegelikult alustasid inglisekeelset komöödiat on ju Brüsselis a la 2018 või mingi siuke ja siis tegelikult siis nad nagu tegid umbes ühe show nädalas või nagu maigi ja pärast esimest lockdowni hakkasid nagu rohkem tegema selle ühe open mic tegevorganisatsiooniga vähemalt, mis on pidevalt teinud. Ehk siis see skeene on nii noor, et publik ei oska olla, koomikud on ka veitsa nagu, kui see on ainus asi, mis sa näinud oled, on ju, ja seal lihtsalt tunne, et mul on fun. Sa oled omas selles mullis selles. Et see on loogiline, seal oli enne üks teine maik ka, aga siis selle tegijad lõpetasid ära ja andsid selle üle teistele tegijatele, kes ütlesid laval nii edžisid asju, et neil oli väike tüli vahepeal ja lihtsalt pidid nime vahetama ja see koht, seal on spotlight siuke lilla. See on see, mille järgi sina katalogiseerid. Täiesti spotlightide järgi, see on ka imelik, see on nagu baar keset seda suurt ringteed, kus on kõik nagu poliitilised organisatsioonid, et vahel tullakse pärast konverentsi sinna niisama kokteili jooma ja samal ajal on open mic. So I fuck cousin. Ja seal öeldakse, sellel maigil... Apparently was sister. Sellel maigil öeldakse laval asju. Kilpkonna peab taga. Ja see on maik, seal on nagu 2 leeri. Üks on nagu woke mob, nende ühtede edgelordide arust ja teised on siis edgelordid. Ja siis ma käin nagu... Fight. Aga ja siis on see 3. tüüp, kes on bännitud ja kes teeb oma asju ka, aga ta on kuidagi ära kadunud, tal on mingi low period praegu. Sa arvad, aga ta on tegelikult kostüümis. Aga jaa, seal edgelordide oma, seal on mingi suavus fucking... lihtsalt mingitele konverentsi klientidele. See on riik. Lillas valguses. I was fucking my sister. Ükskord seal oli mingi grupp hispaanlasi, kes oligi lihtsalt 20 tükki oli tulnud niisama kokteili jooma. Neile öeldi, et kuulge, siin hakkab kohe väike stand-up show, et kui te ei taha seda vaadata, minge üles korrusele. Seal ei ole ust vahel. Nad lihtsalt üleval said aru, et nad võivad valjemalt karjuda. Siis terve maigi sul on taustal mingi...
täiesti sõge. Need on ikka huvitavad elamused olnud. Ma olen karastunud. Vaata sa privadel õpid seda, et sa võid nagu pigem vaiksesse publikusse lihtsalt visata asju ilma vahele kommenteerimata, et noh, see ei tulnud välja. Vaata, sa saad sellest lahti. Et sa ütled, see ei tulnud välja. Seda, ma olen selle Brüsselis ära õppinud. Sest ma mäletan, kui see hispaanlaste ülakorruse case oli. Tead ju seda ülakorruse hispaanlast? Me oleme mökus käinud esinemas. Nagu see, mis siin samas on. Siin on sama vahepeal. Just. Siis kõik ülejäänud koomikud, nagu iga teine lause oli, no see ei tulnud välja. No need hispaanlased. No nüüd kukkus jälle maha, sest publik on ka mingi, mis siin toimub. Siis ma pärast kuulasin oma seda läbi, mõtlesin, kordagi ei öelnud. Täielik võit. Sa õpidki, jah. Prival õpid on ju, aga ma õppisin seal ära, sest ma olen nüüd 3 korda seal hostelis käinud. 3 korda selles lillas valguses käinud. Ma põnev, kas need on nagu sama nädalaga saaksite kõik ära teha või? Eri päevadel või? Jaa. Kusjuures saab küll. Hakkas huvitama. See kõlab nagu huvitavad elamused. Karl lihtsalt kuulas seda hosteli, seda mõtles imeline konfiguratsioon. Mari Volar, vaata, kes teeb Kölnis, mis on 2 tunni kaugusel. Ma käisin tema juures ka showsid tegemas niimoodi, et ta teeb Kölnis ja Bonnis, mis on siuke väike linn Kölni kõrval. Imelised showd, väga armsad. Tal on päris venju, päris mikker, oma spotid kohvriga kaasas. Mikrofon. Päris spotid või? Wow. Ja, spot. Kuradi see post kõik paneb ise püsti ühes hästi armsas kohvikus, imeline, nii peabki. Ta tuli ka Brüsselisse, sest tal oli äkki Gentis või Antwerpis jälle, kõik asjad tunni kaugusel. Oli mingi show, mis on ka, see show on insane, aga ma lähen sinna septembris alles. Aga see on põnev? See on mingi... Sa ei saa öelda, et see oli insane, aga rohkem edasi infot ei olnud. See show on insane, aga ma lähen alles septembris, aga ma kuulsin, et see on nagu ainult naiste show, aga selle host on nagu karakter, kes olevat siis väidetavalt on 2 inimest öelnud, kõige vähem naljakas inimene Belgias. See on mingi naine, kelle karakter on joogaõpetaja. Kelle nimi on Sky ja siis ta tõmbabki ennast mingitesse retuusidesse, paneb paruka pähe ja siis ütleb, et hello, I am Sky, nice to meet you. Ja see on kõik, seal ei ole punch'e. Okay. Kui sa ütleks ikka Sky või Turtle Dude? Ma ei ole Sky'd näinud. Ma ei tea, aga siis Mari käis seal kõigepealt ja ta ütles, et tal olid retuusid jalas, parukas peas, aga ta ei adressinud seda. Ta ei teinud Skype, ta lihtsalt hakkas hostima ja crowdima. Ehk siis see, ja siis Mari rääkis, et mul, et tuleb see show, aga et siis mul on nagu bookitud showcase järgmine päev ka, et ma lähen nagu sinna, kas ma küsisin, mis showcase. Ta ütles, et see La Troupe on see asi, siis ma ütlesin, et see on hostel. Mari, see ei ole. Showcase. See ei ole. Ära, kindlasti, sind on eksitatud. Siis ta sai ka elada need 2 hirmsat asja järjest. Aga tehniliselt on võimalik ja kusjuures seal hostelis tehakse ka maike, ehk siis sa saad ka ilma showcase imata. Ma võin showcase ida ka. Aga tead, mis sa võid tulla ka, kui sind tõesti pakub huvi, siis võib teha ka niimoodi, et sa tuled teed vahepeal ühe eestikeelse show ka. Et sa saaksid selle nagu rõõmu oma ellu tagasi. Ma saaksin korra vahepeal, kui see cold plunge, nagu korra jääaugus ära käia ja siis tagasi ja... Okei, vaata, mõtleme selle peale, sest see kõlab, mund juba huvitab. Te teate, mulle nagu stand-upi mõttes, mulle meeldib valu. Mulle meeldib, kui visatakse sellistesse. Seal on mingi piletiga showcase ka korra kuus, mis on väga tore show. Venue on veitsa kahtlane, sest sa lähed... Kõige veits kahtlane on. Seal ei ole valgust jälle. Seal on kõik olemas, aga sa astud uksest sisse, nagu sa astuksid kortermajja. Sa teed ukse lahti, see on kitsas puittrepp nagu Londonis. Ja sa lähed ja siis sul on mingi lagunenud puidust uks, mille sa teed lahti, trepiastmed veitsa viltu. Kohe sinust paremat kätt on WC, mis on lihtsalt kuut väike. Ja siis sa lähed üles ja kõik näeb välja nagu see, nagu Viljandis see vana teater. Ma ei tea, mis sa mõtled, see vana Koidu teater. Ja just, kõik on nagu see, aga enne seda sa ei saa aru, et see siin asub, sest väljas pole ühtegi silti ja sa nagu läheks kortermajja, aga saal ise väga viisakas, mõnus. Ma olen piisavalt korterites esinenud, nii et see on okei. See on imelik, jah. Aga see on vahepeal ja see kõige veidram, kui kutsutakse kuhugi korterisse esinemas ja meil on tagatuba on tehniliselt olemas küll. Kus?
ja siis pannakse laste tuppa, ma olen narivoodi ja Yeah. seisan seal, seni on nagu, et nii veel. kas ma võin köögis olla? nii veider. jaa. Ma ei... no mõnikord on see ka, et noh, kutsutakse mingi hästi jõuka inimese juurde, vaata, siis sa nagu näed nagu inimeste kodus ja nagu vau, no see on uhkem kui nagu mingi päris venue nagu. Jaa. Hiiglaslik foyer, poolkorrused, Jaa, asjad, jaa. pa, mingi avatud. Roger Andre ema juures vist. ei, ma läksin ükskord ka kellegi juurde, siis ja ma tsiteerin siinkohal, et mine Porsche garaažist mööda. Oh my god. ja seal oli mitu garaaži, aga üks oli Porsche garaaž. Oli, kas esinemine oli nagu 5 inimesele või 50-le? Mingi 7. Nii veider. Aga kõigepealt oli, ja ma olin peale sushi šefi. Nagu meil oli sushi see tegu. Sa tead, et sushi chef saab ju rohkem palka. ja. Põhjusega ka, see oli, ma arvan, et see oli mingisugune võib-olla 8 aastat tagasi, ma ei olnud nagu piik. nagu see oli veider, et ma seal olen. Aga mul ei olnud kunagi, see oli väga siukene nagu, kuna see oli siis Louis Wiesmund veel sinna, ma mäletan. Istus autos samal ajal. Ei, ta tuli minuga kaasa, ta viskas nagu mu sinna, ei, ma olin full pimp, nagu ta oli täis pimp. Võttis raha. Jah, andis mulle slappis mind. Vaatas, et töö saaks korralikult tehtud. Oli küll. Kaabu oli peas. 25 minti kokku lepitud. Nad olid ise tiivani peal. Lonkas kepiga. Lillas ülikonnas. Vahepeal jah. Superfly. ma teenisin ainult 2 Kane Hope'i ära, nii et selles mõttes oli päris hea show oli tegelikult. Igal juhul üks showcase on ka. Jaa. Oota, ja siis on üks tore siuke kelder, kus tehakse maike ja vist võib-olla tehakse show'd ka, aga mis on päris siuke korralik, Roger tegi seal enda show ka, 50-60 inimest mahub tegelikult ära. See on see, kus on liiga Keila projektor näos on ju, prožektor näos, et valgust on liiga palju, aga muidu väga tore. See on nagu korralik koht. Noh, mõnus kelder, siuke Fort Bar ja ükskõik kokku panna. Okei. See kõlab päris hästi. See on väga hea, see on tõesti hea. No siis tuleb, ma mõtlen midagi, ma tahan kogeda seda valu. Ja ei, seal saab panna korraliku siukse ringi saab teha. Et nagu ma aru saan, et seal on võimalik nagu hästi ka teha, et seal on nagu häid kogemusi, häid showsid ka, et see ei pea ainult valus. Kõik ei ole ainult horror. Ja siis saab Maastrichtis ühes pitsakohas käia, kus on eraldi ruum ja väga nice on peale selle, et seal on karaoke mikker, mis läheb JBL-i. JBL ei ole nii hull isegi, aga karaoke mikker on probleem tegelikult ja see, et kaabel on vaevumeeter. Kõik muu on fine. Pitsakohad on täitsa leged. Show oli väga kihvt nagu tegelikult, mis ma tegin. Kui väga füüsiline koomik ei ole, siis ei tohiks probleemi olla. Siis ma vaatasin seda, ma olin mingi okei, noh, jah, sa oled väga piiratud ala, aga tead, seal on spotlight. Ja siis on Gentis, mis on tund aega rongiga sõita, seal on päris comedy club. Wow. Tehakse inglisekeelseid asju ka. Okei. No on ju. Nüüd sa juba räägid nagu igavatest asja. Ega päris asjad. Jah. Ei, seal on mitu prantsusekeelset comedy clubi on tegelikult, aga neil on ilmselt mingi kohalik rahastus, mis tõttu nad ei saa panna inglisekeelseid asju väga palju vähemalt programmi ja nad peavad seda tegema nagu eraüritus rendil pinna välja asjana, mitte oma osa programmist. Et ma olen saanud aru, et see on nagu see peamine error. Aga see tundub päris lahe nagu, et seal Kesk-Euroopas, et sa oled nii ühendatud, et rongiga siis enamasti meeldan, saab sõita igale poole või? Jaa, täpselt, rongiga ja kui sul Flixbus. On palju aega ja raha vähe ja Flixbus sõidab tollel hetkel, sest tal ei ole graafikut, ta läheb iga kord erinevalt, vaata. Sest ma käisingi Utrechtis, nii hästi hääldasid. Utrecht, ma ei tea. Utrecht. Käisin bussiga sinna rongiga tagasi, sest sest buss nagu sõitis õigel kellaajal umbes, aga jah, ei, seal on, ma olen ükskord Kesk-Euroopas Flixbussiga sõitnud. See oli Eindhovenisse, ka Brüsselist. Väga aus. Või oli Luksemburgis, ma ei mäleta. Ei, see oli Brüsselist. See ei ole vist väga pikk maa, või? 2 tundi võib-olla. Aga sa oled teises riigis, teises otsas kuskil. Täiesti crazy. No see ongi, sest need on sarnase suurusega Eestile riigid ju.
Jah. väiksemad tehniliselt isegi pisemad, jah. et selles mõttes jah, täiesti mõistetav. Yeah. Samas see rahvastiku tihedus on nagu uskumatult palju suurem. Väga palju inimesi, kogu aeg on palju inimesi. See on nagu tüütu. Kuidas seal nagu aklimatiseerunud oled? Kas ta on nagu väga erinev Eestis elamisele või on selline, mingid asjad on ikkagi nagu tunned ära, et aga see on fine või? Poes ei ole spring onion krõpse ja sour cream onion krõpse. Ja see oli kõige olulisem asi, mille ma tahtsin esimesena välja tuua. Ma maandusin Eestis ja ma käisin poes eile ja ma ostsin endale rohelist leisi. See on nagu probleem. Tead, et tukiküpsiseid saab ka sellega maitsega, soovitan. Aga ma ei tea, kas ma ei usu, et seal saab. Ma just mõtlesin, et mida sa nagu igatsed Eesti puhul nagu kõige rohkem. ja seda nagu värskat ja vitautast, nagu seda veremaitsega ka nagu vett. Seda ei ole ka veel leidnud. See võib-olla eksisteerib, ma ei ole kindel. Mul on tunne, et seda ei olegi. Mul on tunne, et nad võtavad oma mineraalveest selle maitse ära. Sest mineraalvett müüakse küll, aga ühelgi ei ole olnud seda. Ja lihtsalt nagu mingi tavalist juht. Kõige lähedasem, mida saab Euroopas, igal pool on San Pellegrino. Jah, aga see... Tal on ka natukene see nagu puudu. Ta on liiga puhas. Tal ei lõige mineraale. Et ma nagu seal Saksamaal käies nagu otsisin ka, aga ei saanud, ei leidnud. Ei ole jah väga, kui ma mõtlen ka igal pool Euroopas, neil on jah vee mingisugune. Aga seal Poola pood on Brüsselis, kust saab spring onion krõpsu ja chili laimi krõpsu, seda ei ole ka üheski teises poes, sest nad ei kasuta ühtegi vürtsi mitte kunagi. Poola poest saab. Ja siis võib-olla äkki saab vitautast või mingit Gruusia oma ka, vaata, mis need naberklaavi või mis see on. Poolal on ka üks okei vesi ja mul ei tule meelde, mis see on praegu. See on mu suurim probleem aklimatiseerumises. Aga... Kas sa lähed, nagu sul on see, ma käisin, kui ma rääkisin seda Ardolega, kui käisin Maltal, on ju, siis ma läksin ka nagu eestlased elasid seal ees ja mul oli 11, kas oli 8 või 11 pätsi leiba oli kaasa. Nagu, kas sa lähed ka? Teibitud keha küll. Spring onionit kotti, ja mis teil siin kotis on? Ei, ärge vaadake, siin on ainult krõpsud. Ja ma käin täna, ma arvan, pärast show'd käin veel enne viimast poe sulgemist käin kuskil poes läbi. Ja ma arvan, et mul on kohustus viia ikkagi abikaasale ühed chili laimi krõpsud või midagi. Mul on tunne, et ma nagu pean. Ära enne tagasi tule, kui ei ole leidnud. Aga muidu on ju mõnus on, ma rentisin ratta ja nüüd ma sõidan rattaga. Rentisin nagu elektriratta. Pikaajalise rendi võtsin lihtsalt, et teada saada, kas mulle meeldib, kas tahan üldse selles liikluses sõita, see on veitsa hull, on ju. Aga nüüd mul on tekkinud see probleem, et ma nagu seal, kui ma autot rendin, seal on selline Bolti moodi, Bolt Drive'i moodi teenus, et kui ma autot rendin, siis ma nagu, kuna ma sõidan nii vähe seal linnas, siis ma sõidan nagu ida-eurooplane ja tekitan liiklusohtlikke olukordi, on ju, sest ma ei märka piisavalt rattureid ja vahel nagu sõidan selles kiiruses, mis on lubatud, aga kõik ülejäänud on harjunud aeglaselt sõitma ratturid, et ma pean nagu aktiivselt meenutama. Ehk siis ma sõidan seal nagu ida-eurooplane ja nüüd ma eile sõitsin tõuksiga ja ma sõidan Eestis tõuksiga nagu ma sõidaks seal, mis tähendab, et mul on tunne, et ma võin autoteel olla, sest autod ju näevad mind. Kui näevad. Kui me täna kokku saime, siis sa olid autojuhtide peale ka nii kettes. Jaa, sest ma olen mingi, kuidas sa lihtsalt aeglasemalt ei sõida, kui vihm on igal pool. Lihtsalt ole normaalne inimene, ära pritsi teisi inimesi täis. See on, nad saavad punkte selle eest. Sa tead, et see on nagu... See vastupidi. Siin on vist sellised reeglid meil. Jaa, eks ma olen nagu mõlemas riigis liiklusoht nüüd. Sa oled see in between ja sa ei sõuda. Ja mis on nagu... huvitav, sest ma ei ole tegelikult ise käinud, aga ma olen kuulnud, et ütleme, Brüssel ei ole isegi nagu mingi mis iganes liikluse poolest nagu parem linn, et see vist suht nagu, nad on vist suht ikkagi ka nagu autofännid ja sellised... Tead, nad vist tegid seda, et nad siis, kui lockdownid olid, siis nad panidki vaata teid kinni, et inimesed rattaga sõidaks, et neil juhtus seesama, mis juhtus Pariisis, et linn muutus 10 korda rattasõbralikumaks koroonaga, et see sõltub sellest, et kellega sa rääkisid ja mis ajal sa rääkisid. Et jah, seal on
palju autosid ja palju autodega ummikuid, aga nad nüüd vähemalt nad näevad rattureid väga hästi. Et mul ei ole nagu kordagi olnud seda, et keegi teeb parem pööret ja mina sõidan otse ja ma pean nagu vaatama, et ta mind alla ei ajaks. Et me nagu, me teame, et me mõlemad siin oleme. Et see on nagu väga teistmoodi, ütleme nii. Ja nad nagu lihtsalt ei oska sõita selles mõttes. Nad nagu pargivad alati ühe ratta kõnniteele. Et see on vist lihtsalt mingi asi, ma ei tea. Minu mälestus Belgiast on see, et see on keele muidugi eestlased, vaata ida-eurooplane, eks ole, kuskil seal. Või niimoodi, et see, kes meil seal meid võõrustas siis Belgias, me läksime pärast edukat show'd, läksime siis kohalik õllema traperist või mis iganes. Mingi asi on jah, mingi sõna. Ja seal oli nagu väga häid õllesid saad, ja kangeid õllesid ka veel, 7 ja mis iganes. 12 ikka. Ja ikka siuksed. 7 on lahja seal. Ja siis me tegime 3 õlut. Ja siis läksime tagasi ja see mees istus rooli. Oh my god, täitsa lõpp. Ja me olime mõlemad nagu, et me tahame koju saada, me olime kaugel sellest. Ja siis ainus kord elus, kus ma olen teadlikult seda teinud, me istusime mõlemad sinna autosse. Ei öelnud terve sõna, kolmekesi ei öelnud terve selle sõidu ajal ühtegi sõna keegi. Ja ta lihtsalt rahulikult sõitis, nagu perfektselt sõitis. No problems oli, aga ta nagu sõitis lihtsalt ära ja me mõtleme, kurat see diplomatic immunity ikka on nagu crazy'lt hea asi vist. Tal oli diplomaadi number või? Ja, ka nagu... Siis on suva. Ta oligi täpselt. Ei, ta ei tehniliselt hea, ta ei rikkunud ühtegi nagu... Ja, aga vaata samas, kui oledki diplomaat ja siis sa nagu ilmselt ju jood iga õhtu, kui mitte iga teine õhtus, võib-olla on ju mingil vastuvõtul. Veini kas või midagi. Ja, et sul on tegelikult see tolerants, et kas sa tunned seda või ei, on väga nagu teises kohas. Et mina olen nagu praegu, kui ma olen 2 õlut joonud, ma olen purjus. Aga ma arvan, et ta on ikkagi treenitud. Ma arvan, pluss sõites oli niimoodi, et muidu ma tundsin ennast lihtsalt sellepärast oli see, et ta on joonud, et ma tean, et ta on joonud. Aga kui ma nagu mõtlen selle peale, siis ta nagu, ma ei oleks arugi saanud, et nagu midagi oli valesti sõidus. See oli öösel ka juba, selles mõttes, et teisi autosid ei olnud õnneks. Ikka hirmus. Ei oli, jah. Terve selle aja istud niimoodi. Mõtled, et kuradi suren. Lihtsalt roolijoodik, aga mitte isegi Eestis. Ja seal ei ole roolijoodik isegi. Võib-olla sealsete protsentide järgi oli legal. Me ei tea, vaata. Ma ei tea. Võib-olla tema tegelikult jõi kogu aeg alkoholivabasid õllesid ja me lihtsalt ei teadnud. Aga tegi näo, et talle toodi sellest suurest 25 volli. Ja. Ta oli üks hetk, ma mõned... Aga see oli võib-olla nagu minu... Äkki see oli alkohol. See oli lihtsalt korkis teid. Meeter õluta, aga 0%. See on ka sama vibe, kui sa piisavalt nagu... Joob seal türa, ma on niuke parm ikka. Ma olen nii täis praegu. Kes te 2 üldse oled? Mingi veider kink lihtsalt. Tahaks nagu mälus peaga sõita, aga tegelikult ei julge ka üldse jäida. Cosplay'd seda lihtsalt. Talle tuuakse järgi shot, et sa oled mingid lammutab viina ja siis puhas vesi tegelikult. Kust läheb on? Tehakse ju neid mingi alkovaba džinni ja mingeid asju, vaata. Ma olen proovinud ka, okei, sa tegid mõru joogi, aga ma ei tea, kas sellest peab nagu poes küsima 20 eurot pudel. Et nagu, ma saan aru, et alko markup on kõrge ja sa saad samas hinnaklassis asja müüa, aga nagu veits kallis. Natukene rummid ja asjad, see ei maitse ikka samamoodi. See ei ole nagu, see ei ole piisavalt hea see, kuidas ma ütleksin see. No samas see on juba, ja siis sa oled mingisugune alkovaba viin ja ma nagu, et see ei ole vajalik. Nagu, tead, et tal ei ole muidu nagu väga maitset. On ikka? No alkoholi maitse on või selline nagu. No jah. Et seda sa ei saa, kuidas sa recreate'id nagu seda alkoholi maitset, et ta muu on nagu suht puhas. Ja kuidas sa miks sa teed selle rõveda osa teed atsetooniga. Ja lihtsalt nüüd ma panengi lihtsalt seda küünelaki eemaldajat. See võib olla alkovõõrutuseks hea äkki või? Et niimoodi transitionid off. Ma mõtlesin, et ma tegin ühe väikse mängu ka, kui ma siin juba olen. Sa veel küsisid ka. See on nagu see kuradi potiku maik.
kas mõni veider see ka? Nüüd tuleb üks mäng. Ma kardan. Kardad, ära karda. See on Belgia mäng. Jah. Ma olen võtnud ühendust siis Belgia vastavate organitega ja on küsimus, et kas sa oled juba piisavalt integreerinud ennast. Sa kurat, okei. Yeah. Ehk siis mul on erinevad ütlused, nagu idioomid ja vanasõnad ja siuksed asjad. Belgia omad, jah. Ja kas ChatGPT tegi või päriselt guugeldasid? Mõlemat pidi. Ja, ma kasutan mõlemaid asju tavaliselt. Sest muidu sa ei tea, kas see on päris, vaata. Täpselt, ja see on ka see, üks asi on ka, kuidas ma ütlen... Usalda aga kontrolli. ChatGPT ta ei saa aru, mis on naljakas. Ei, muidugi mitte, see ei ole päris. See on see, et see on hästi palju, ma loen ka nagu neid, kui ma loen lihtsalt neid vanusõnu ütlemisi, ja siis on see, et see on tore, et see on, meil on sama, et sa pead nagu väga-väga valima välja neid õiged. Pluss siis ChatGPT-ga, mis ma tegin, oli see, kuna nüüd originaalkeeles ma lasin tõlkida inglise keelde. Ja see töötab, jah. Ja siis ma ise enda peast tõlgin eesti keelde. Sest mina tõlkisin mingit dokumenti samamoodi inglise keelde, jah. Ja sest nüüd on originaalselt on siis kas flaami või prantsuse keeles, eks ole, see ei ole ametlikult jah, mõlemad, jah. Et Heften, Baksten, Jean Mag, mina ei tea, mis see tähendab. Jah. Okei, et ma loen teile selle eestikeelse ütluse ja siis ma annan teile valikuvariandid, mida see tähendab. Loe siis see flaamikeelne ja anna. Ma tahaks kuulda küll rohkem. Te võite... Kui ma ei tea, miks ma Manchesteri aktsendiga räägin. Aga tal on telliskivi kõhus. Kas ta on väga põikpäine, tal on kõht kinni, ta tahab maja omada või ta on liiga palju saia söönud. No kõht kinni ja saia söönud on sama praegu selles mõttes. Jaa, aga nagu saia söönud. Ja teine variant oli, et ta on põikpäine, mis on ka väljend. Ei ma olen eesti keelde ja ta on põikpäine. Ja siis ta tahab maja omada. Ta tahab maja omada, jah. Okei. No, kuidas... Telliskivi kõhus. Kuidas see käib, et me nagu kordamööda pakume? Te saate ise valida mulle, jah, et mis teil tunne on, et... No Belgias on maja omavene ikkagi väga rikka inimese lõbu. Ega siin niisama majasid ei ole inimestel. Kas oleks nõus telliskivi sööma? Ja, et nagu hea on kivikotti. Situb telliskive, saab ise maja ehitada. No see oleks see kõht kinni probleem. Ja põikpäin. No põikpäin ehk siis väga meelekindel. See tundub nagu kõige loogilisem. Aga samas, miks me nagu arvame, et see üldse, miks ma arvan, et see üldse on nagu nii nagu põikpäine või tahab maja ehitada. Tegelikult see on ju, kõht on kinni, on ju see, kuidas sa ütled, et telliskivi on kõhus, on ju kõht on kinni ju. Võib-olla tõesti. Nii et sa paned... Mina ütleks, et see tähendab, et kõht on kinni. Kas kõht on kinni või ta on liiga palju saia söönud? No saia süüakse seal väga palju tegelikult. See on fair point. Ma praegu vaatan, õige tõlgi on isegi, et ta sööb liiga palju saia. Mitte, et ta on söönud, aga ta sööb liiga palju saia. Sa reetsid praegu. See tähendab, et ta sööb liiga palju saia. See on see, mis see väljend on. No ma ei ütle midagi. Ja nagu Ardo ka mulle pakkumise annab. Mis Ardo arvab? No ma jään siis selle maja omamise juurde. Okei. Õige vastus on see, et ta tahab paaniliselt maja omada. Wow. Ja ta tahab väga kinnisvara omada. On see, et tal on telliskivi kõhus. Aga ongi lihtsalt see, et nagu, vaata, inimestel tuleb mingi kihk saada lapsi või siis saada kinnisvara, see on mingi tung. Ja see oligi see Heften, Baksten, Jean Mag. Jaa. See oli see, mida see tähendab. Genau. Järgmine lause teile. Esimene punkt läks siis Ardole. Tema integratsioon on juba paremini läinud. Järgmine lause on, et ta kukub majja koos uksega. Kas see tähendab seda, et keegi on purjus, keegi on väga otsekohene, keegi on väga kohmetu või keegi, kes tuleb alati ilma koputamata ukses sisse?
kõik, all of the above, kõik sobivad. jah, ta tuleb kukub koos uksega majja. Ka seal jah, ühtegi nagu halba varianti ei tundugi, et kõigis võid näha mingit seda. Et on purjus, on kohmetu, on otsekohen oli või? Ja siis viimane oli? Et ta kunagi ei koputa ilma, et tuleb nagu lihtsalt tuppa või kuhu iganes. Need on tõesti väga, no see on sarnased, aga piisavalt erinevad. Ja muidugi on. See nagu ma oleks seda läbi mõelnud või midagi crazy, ma tean kontseptsiooniliselt. Okei. No ma võtan selle, ma olen hästi literaal, nad on hästi literaal inimesed. Et ükskord näiteks üks koomik ütles lava peal, et kuna ma kasvasin, nagu et kuna ma olen inglane, aga kasvasin Prantsusmaal, siis Prantsusmaale jõudes ma elus esimest korda kasutasin hambaharja. Noh, nali, et brittidel on mustad hambad ja üks inimene publikus tegi really? Oh, wow. ja mitte nagu hekl, ta oli lihtsalt nagu päriselt või wow. väga literaal inimesed. Ja siis ma arvan, et see viimane, et ta lihtsalt kukub uksega, et ta ei koputa. Hästi literaal. Selge. Sul on hea nagu isegi kui see ei ole praegu õige vastus, siis mul on tunne, et ma peaksin selle õigeks tegema, sa just tunnistasid nagu tõestasid teisi. See on väga huvitav insight ka nende mõttemaailma nagu. Täiesti imelik. Why would you say something that is not true? It's not official. Do they have the paperwork for this? Ma eeldan, et kõik on bürokraadid. Ma tean, et ei ole seal, aga... Ma veel ei ole kindel. Aga Ardo, mis sina arvad? Kas purjus, otsekohene, kohmetu? Ma pakun, et siis ta on äkki nagu nii otsekohene. Vaata. Ja see on õige vastus. Ta on otsekohene. Ardo on integreerunud tõesti. Mul on tunne, et siin on hea väike rollide vahetus olnud. Keegi, kes kohe otsekohene on, ei jää mingi asja ümber rääkima, kohe pointini läheb nagu. Jah, läheb kohe lendab sisse. Nii. See on sinep peale einet, ehk siis peale sööki. Et see on sinep peale sööki. Ehk siis kas A, ebavajalik luksus, B, liiga vähe, liiga hilja, C, see teeb kõik paremaks või D, see on väga külalislahke. Tead ju küll seda, kui keegi pärast einet pakub sulle sinepit. Vana hea külalislahk. Issand, kui lahke inimene. No magustot ju. Sa oled nagu, no lõpuks ma ootasin. Millal sa pakud? Ma ei olnud sinu seni kindel, kuni sa pakkusid mulle. Natuke Need on liiga vähe, liiga hilja. Kuna me siin jälle... Ebavajalik luksus. Ebavajalik luksus, okei. Liiga vähe, liiga hilja. See teeb kõik paremaks. Või väga hea külalislahk. Mida see paremaks teeb, kui see pärast? Mida sa enam? Sa määrid oma sinepit. Ma hakkan mõtlema mõnikord, sul on nagu mingi halb nagu maitse suus milleski ja sa tahad nagu lahti saada. Sinep, sa unustad kõik muu ära, mis sul enne oli. Täpselt. See natukenegi seda ebameeldivat pohlakooki või mis iganes. Äkki sinep lusika peale. See on minu palette cleanser sinep. Alati kaasas. Siinkohal ma peaksin ütlema, et kindlasti meil on kallutatud vaade. Sest meie mõtleme, kui on sinep, me mõtleme Eesti Põltsamaa sinep. See, mis lööb sul niisugune mädarõikalaadne, lööb sul lõõrid lahti. Aga seal sinep on kindlasti, traditsiooniline peaks magusam. Ta on magusam, palju magusam. Ma olen käinud ühes sinepi muusiumis, mis oli tegelikult pood. Ja siis ma olen käinud ühes sinepi muusiumis veel, mis oli tegelikult pood erinevates linnades. Üks oli Gentis ja teine oli Kölnis äkki niimoodi. Sinep on sealt tähtis osa kultuurist. Just. Mõlemad ongi, see on tegelikult lihtsalt see, et siin ajalooliselt aastal 1843 juba tehti sinepit ja siis nad on pannud 3 pilti üles ja ütlevad, et see on nüüd muusium, et siis turist tuleb ka vaata, ostab sinepit ja siis maitsesime seal ka neid.
ja no ikka kõik magusad. Moos, sinepimoos. Okay. Ja, no magusad isegi, see Dioni, mis iganes, ma ei tea, kus seda öeldakse, seda tehakse palju, Dioni? Dijon sinepit. Ja mingeid siukseid sarnaseid, kus on nagu natuke maitset seda, aga vähem, palju vähem. Sellepärast ma ei arva, et liiga vähe, liiga hilja sobiks, sest seda sinepit ei ole vaja nii vähe. Võiks rohkem võtta. Okay, no seal on see, et ta on mõeldud ilmselt peale nagu sööki. Siis sinep. Jäi hiljaks nagu. Nagu hiljaks jäi, jah. Ja. Samas külalislahkus. No see ei ole kuidagi loogiline. Okei. Aga jah, äkki ma nägin vaeva. Ja mis seal veel olid? Et see on ebavajalik luksus. Ja siis oli tore üllatus. Ei, see teeb kõik paremaks. Okay. See on tore see külalislahkus või siis liiga vähe, liiga hilja. Mina arvan, et see on ebavajalik luksus. Okay, ebavajalik luksus. Ja Ardo? Ja ma pakun siis, et liiga vähe, liiga hilja. Ja Ardo saab punkti. 3-3 siiamaani. Scam temagi. Stop the count. See on rigged. Sa iga kord, kui sa näitad Ardole sõrmedega seal tableti peal, mitmes õige on. Ma saatsin teile õnneks enne, et loe üle, kas on õige. YouTube'is inimesed jälgige Karli sõrmi, vaadake hoolega, kuidas nad petavad. Bust this thing wide open. See on eraldi subreddit. Tegelikult see on lihtsalt mu vana-vanaema oli pool belglane. Ja ta pärandas sulle kõik need ütlused raamatus. Ta praegu, ma kanaldan teda praegu. See on ka flaamikeelne, see on tatis mosterd, nade maltšid. See oli see ütlus. Ma ei tea, miks ma maltšik ütlesin lõpus. See on sinep enne last. Okei. Teeme ühe, ma arvan, et see on päris lihtne, see on väga, väga eestlaslik. Tal on nurk puudu. Kas see tähendab nurk puudu? See tähendab, et kas ta on hull, tal pole enam juppi oma majast, ta on vaene või ta on hajameelne. Tal on nurk puudu. No see on ikka kõik muumid pole orus. Kõik muumid pole orus. On imeline viis, kuidas seda öelda, ma ei ole varem seda kuulnud. See on nii hea. Ja ma hakkan seda nüüd kasutama, et kõik muumid pole orus. Parim viis öelda, tal on nurk puudu. Kui lisapunkti võimalus oleks siin mängus, siis sa praegu saaksid. Sina teed reegleid. Jaa, nii kui sa seda ütled. Sa võid anda mulle. Muumipunkti. No ma annan selle üks muumipunkt. Aga sa ütled, et siis, et hull, jah? Ja ma hakkasin lihtsalt kohe vastused ütlema, Ardo saab nagu nii punkti endale, nii et ma isegi ei mõtle pikemalt. Ja siis mis seal veel oli? Kas kaotas jupi oma majast, ta on vaene või hajameelne? See sobiks ka tegelikult, jah. No ma viskan täieliku curveballi, ütlen, et tal on jupp majast puud. Kõige vastus see, et ta on hull, jah. Yes! Sain ühe. Nii. Tänu oma Soome teadmistele. Järgmine, mul on paar tükki veel teile. Ma vaatan ajaliselt sobib ka. Hetkel on siis 3, 1 ja 1 muumipunkt. Ainult 50 minutit veel. Punktid on eraldi kategooria. Pärast kui viigiks läheb, siis tulevad mängu. Seni ei ole see. Praegu ei paista. Praegu ei paista. Ardol on ka võimalus erinevaid punkte saada, kui ta tahab. See nüüd sa avasid selle. Võta ma mingid Naruto punktid. Naruto, vau. Ma ei tea, mina ei tea, mis sulle meeldib. Võib-olla 1 muumi ja 1 Naruto punkt. Mul ei ole anime fänn kahjuks. Ma tean, et ma näen välja, nagu ma vaataks väga palju anime. Ma arvasin. Ma ei ole... Teil Pokemon on anime. On ju. Ja ma kunagi lapsena vaatasin Dragon Ball Z. Aga ma vaatasin seda ainult saksa keeles mõlemaid. Ma vaatasin seda Pro Siibeni pealt. Ja. Nii et sellega ma õppisin saksa keelt. Ja üldse ei ole kasulik. Kuidas? Tead, mis või Pikachu on ikka Pikachu saksa keeles. Di Pikachu.
Pikachu! Kas sa mäletad mõnda, ma ei tea, mingit repliiki, mida mingi tegelane näiteks ütles? Tubistain Pikachu. See kõlas nagu see oleks mingist muust videost. Aitas tulevikus saksakeelset contenti tarbida. Ka sõnad ei loe väga. Nein, ich bin das Pokemon trainer. Nüüd tuleb ahv varrukast välja. Nüüd tuleb ahv varrukast välja. Kas A. Keegi hakkas just tantsima. B. Tõde tuli päevavalgele. C. Olukord läks just ohtlikuks. Või D. Keegi just läks vihaseks. Mida see tähendab, kui ahv tuleb varrukast välja? Ta tantsib, ohtlik, keegi on vihane, mis see teine oli? Kas keegi on tantsima hakkas, tõde tuli päevavalgele, olukord läks just ohtlikuks või keegi läks vihaseks? Ahv tuli varrukast välja. Kunagi 2 Europarlamendi saadikut Jaak Madisson ja Riho Terras läksid koos ööklubisse Strasbourgis. Ja siis neid ei lastud sisse, sest nad olid mälus. Midagi sellist vist juhtus või visati välja, sest nad olid mälus. Aga siis nad... Aga kui sa lähed stripiklubi... Ei, ööklubisse. Kainelt lähed? Jaa, see on nagu vau. Ja siis... Eesti mehed, nad on mingi 5 tundi soojendanud enne. Ja seda küll, jah. Ja siis nad hakkasid jaurama seal turvamehega. Ja siis, kes siis kutsus politsei, kes nad siis maha murdis, kuni nad oma mingid, ma ei tea, töötõendit näitasid. Autorooli diplomaatilise muudustega juhatas. Ma nagu seda, neid nagu detaile ei mäleta, aga siis üks neist ei ole öeldud kumb. Ütles sellele mustanahalisele ööklubi turvamehele prantsuse keeles ahv. Ja see turvamees andiski kommentaari kohalikule, sest kohalikule lehel ütles, et mina ei arvanud, et nad prantsuse keelt üldse oskavad. Huvitava sõna ära õppinud. See oli neil ilmselt prioriteet, jah, umbes, et kui ma lähen varsti Brüsselisse, mul on vaja neid kindlaid sõnu teada. Aga see oli Strasbourgis, vaata, sest nad käivad korra, kus Strasbourgis peavad seda, suurt koosolekut. No nemad tegid peo ka, jah. Vaata, vanasti oli fraasiraamatud, kui sa läksid kuhugi reisima, siis sa said see Little Planet või mis see oli ja seal on need väga tähtsad, sul on nagu pead prantsuse keeles ahv öelda. Eesti oma on lihtsalt palju sõnu, kus sees on räpane. Ma arvan, et ma olen valmis. Keerad lehte teisel, sitane, okei, nüüd läks veel hullem. Aga ma arvan, et see on, et läks ohtlikuks. Sest ma arvan, et ahv ei ole vihane, aga samas kurat ahv võib vihane ka olla. Ta tuli varrukast. Ta tuli varrukast, aga ta on siuke nagu cheeky. Ma ei tea, miks ma arvan. Kas see on õige? Aga tegelikult gorillat teevad. Gorillat teevad, jah. Ma mõtlen siukest väikest cheeky tahvi. See oli see, mis see Jaak Madisson tegi selle turvamehel. Me ei tea kumb. Me ei saa. Ja nad ei ole ise öelnud kumb. Nii et me ei tea. Aga ma kujutan siukest tahvi ette. Ma pidin väga ennast ümber kalibreerima, sest gorillast välja, vaata. Ja ma pidin väga. Ja kujutan siukest väikest, siukest lõbusat, aga ettearvamatut. Kuhu käga? Nüüd ma läksin beebiks. Kuhu käga? Aga jah, kas see nii et siis ohtlik? Mina ütlen ohtlik, sest ta on ettearvamatu lihtsalt. See oli ka, nüüd ta ajab vaasi ümber. Nii, ja... Tõsi. No ma ütlen, et Mõnus kaja oli. Ma oli küll Minul klappides veel eriti. Et ta läks, keegi läks vihaseks. Mitte kumbki. Õige vastus, jah, täpselt on see, et tõde tuli päevavalgele. See ei ole üldse loogiline. Ahv tuleb taas sellest varrukast välja. No ahv on ju cheeky ju, mis kui tõde see ahv sulle toob? No see, mis sul varrukas sees oli, tal oli ahv varrukas. See on ilmselt tollist tulnud ütlus. Üks suuremaid sadamaid, seal on tolliga suured probleemid, see on narkopealinnad asjad, eks ole, Euroopas, et ma eeldan, et sealt see on tulnud. Kunagi impeeriumi ajast ikka toodi ahve salaja pealinna kolooniatest. Nii, mul on paar lemmikut toidupõhist lauset ka.
ma ei saa sellest juustu teha. Kas see tähendab, et ma ei saa sellest aru, ma ei usu seda, ma ei saa seda endale lubada või mul lihtsalt ei ole seda? Ma ei saa aru, ma ei usu. Kas ma ei saa sellest aru, ma ei usu seda, ma ei saa seda endale lubada või mul lihtsalt ei ole seda? Ma ei saa sellest juustu teha. Ma arvan, et äkki see on, et ma ei saa aru, sest et see on nagu asi, et sulle antakse nagu piim ette, sa oled mingi, ma ei oska, ma ei saa aru. Et noh, et ei mõista nagu juhendit. Sa võid lihtsalt õnneks, sa pead ootama veits aeg. Ja kui sa piisavalt kaua aru ei saa, siis on korras. Siis on juba juhust sinu ees. Ma arvan sama. Ma pakuks sama seekord. See on nagu loophole, mida keegi ei ole veel kasutanud. Või ei või või? Ei, see võib küll, see on õige vastus ka. Ratardo. Võib küll jah, sellest ei saa aru. Ja vaadake, ta jääb ühte sõrme püsti. Aga siin on 3. Wow. Te olete kokku leppinud selle. Crazy. Järgmine on see, et see on mulle vorst. See on mulle vorst. Tegelikult õigem oleks, see on mulle viiner. Kui ma seda praegu sausage, vorst, aga ma arvan, et pigem viiner. See on saksa vorstik. Aga samas see on hetzel mis vorstvesen, nii et vorst on vorst. Osades keeltest, mitte poole, vaid taani keeles vorst on korv. Igatahes ma tean oma vorste. Lause, mida ma arvasin, ma ei ütle praegu. Aga see on mulle vorst. Kas see tähendab seda, et ma olen näljane ja söön kõike? B, mul pole vahet, mis see on? C, mulle meeldib, mis see on? Või D, ma olen segaduses, mis see on? See on mulle vorst. Et kas... Loe just, et jah. Et see, mul pole vahet, see on, ma olen näljane, selle järgi, mul pole vahet, mis see on, see meeldib mulle või siis ma olen segaduses, mis see on. Hardo, pane ütle esimesena. See meeldib mulle, see oleks kõige naljakam. Ma olen nõus, mulle meeldib, see on mulle vorst. See on mulle vorst. Seda keegi näitab sulle tisse, sa oled nagu, see on mulle vorst. See on mulle vorst. Aga... Oota, mul läks... Mulle, see teeb mind näljaseks. Mul pole vahet, mis see on. See meeldib mulle või ma olen segaduses, mis see on. Ma arvan, et mul pole vahet, mis see on. Nagu vorst, vahet pole, mis vorsti sees käib. See tundub nagu, nagu ma kujutan ette, et keegi ütleks seda mingile sellisele asjale nagu vastates. Ma ei tea, kuidagi lihtsalt sisetunne kanaldamine. See on ainult sinine spotlight, see on mulle vorst. Ei, see kõlabki mul täiesti suva, see on vorst mul. Ma võtan selle esimese, et ma tahan seda süüa, ma olen näljane selle järgi. Õige vastus on see, et number B, et mul pole vahet. See, mis see on. Doesn't matter. Kurat, siis on, mis see seis on? Mul on 1 ja sul on mingi 5 või? Ma arvan, sul on 2 äkki või? Mul on 1 muumi ka. 2-6 on juba seis. Oh, see kurat. Võib-olla 2-5. Ma ei ole ise ka enam ei ole kindel. Ta ammu enam ei loe, tal ei ole vaja lugeda. Nii see... Ma juustu oma ei mäleta, mis ta valis. Mõlemad sama vist oli, jah. Mul on 2 ikka siis. Ma vaatan, kas mul on veel mõni lõbus ja siis... Okei. Teeme ühe veel. Viimane. Siis on kõik sõbralik. Kas tahate, või tehniliselt me võime teha seni, kuni on viik. Ei, aitäh. See on potik jälle. Ma vaatan, kas on mul... ei ole. Okei. Tal on pikad varbad. Tähendab, kas A, ta kõnnib palju, B, ta solvub kergesti, C, ta valetab palju,
või D, ta on hästi sportlik. Pikad varbad, mida tähendab pikad varbad? Kõnnib, valetab, on sportlik ja Ta kõnnib palju, solvub kergesti, valetab palju või on hästi sportlik. Teate ju küll seda stereotüüpi pikkade varvastega inimeste kohta, et nad solvuvad kergesti. Kogu aeg. See ju normaalne asi, mida öelda. ma ei tea, kuidas seal kultuuris on, äkki see on see, et nagu sa vaata komistad kellegi varvaste kohta otsa kogu aeg, et tal on pikad varbad, siis ütleme midagi valesti. Neil puudub igasugune ruumitaju. Inimesed on kogu aeg ees. Nad nagu ei saa metroos aru, et ma tahan mööda minna, et välja saada nagu... Seal on metroo? Ja. Okei, see oli see, mis... Väike metroopunkt sulle. Seal ei ole spotlight, aga seal on metroo. Kas metroos show'd on? Ja kui ei, siis teeme. Seal on ka mingi metroos on mingid kodutute telklaagrid ja asjad. Seal on üldse palju kodutu. See on esimene koht, kus ma nägin Euroopas seda, et nagu punase tule all auto jäi korra, siis keegi tuli kohe küsima. Kohe kerjama, jah. Ja, need on kindlad ristmikud ja kindlad kohad, kus seda saab näha. Aga ma arvan, et ongi see, et ta solvub kergesti, jah. See on nagu see, mis ma pakun. Sellepärast, et ma lihtsalt olin, et äkki see nagu juhatasin nüüd selle poole, eks ole? Ei, ma lihtsalt ei mäleta, mis ülejäänud variandid on enam ja... Ta kõnnib palju, solvub kergesti, ja on sportlik või valetab palju. Meil on tõesti nii seinast seina nagu osadel teistel, nad kõik olid rohkem nagu grupeerunud mingisse võib-olla nagu ühte teemasse, aga see on kõik nagu nii erinevad. No, ma ei tea, ütleme, teeb sporti. Õige vastus on see, et ta on kergesti solvub. Väike kena lõpupunktike sulle, aupunkt. Ardo küll võitis, Ardo saab nüüd Belgiasse minna. Sina pead Eestisse jääma ka, meil on see väike vahetus. Abikaasa on pärast üllatunud. Mis vale mees. Hästi vale asi. Kes see on? Aga kui vähemalt sa teades, sa pead nagu neid õigeid krõpsud kaasa võtma. Siis vahet ei ole. Poest läbi käima. Aga jah, noh, see Karliga siin väike kokkumäng oli, et... Oli? Ma isegi ei mäle. Karl ei saanud aru. Kas ma tõesti näitan kogemata? Ega mõtle, kui alateaduslikult näitan talle. Meil oli selline Viktor Orbani valimisvõit. Väga tore mäng oli, aitäh. Aitäh, et tulid meiega täna rääkima. Sest oli täitsa lõbus oli õppida natukene, kuidas sealpool kilpkonna inimesed stand-up'i teevad. Me saime teada, mida sa igatsed Eesti puhul, seal oleks küsimus olnud, aga sa vastasid juba ise ära. Väga agressiivselt. Nüüd Eestis täna meil on show, eks ole, Glammis. On sul mõni show, mis sa tahad? No see läheb välja võib-olla augustis. Mul ei ole ühtegi plaani. Arvamusfestivalil väga suure tõenäosusega esineme Ardoga koos. Siis mingi arvamusfestivalile. Jah, et tulge arvamusfestivalil, vaadake. Te olete täna juba mõndasid arvamusi siin kuulnud erinevate aspektide kohta Belgia inimeste elus. Ma eeldan, et sama asja saab seal ka kuulda. Ei, mina teen Eesti poliitikat, ma arvan, aga Ardo teeb, mis ta tahab. Ta on võitja. Ta teeb Belgia kultuuri. Ta on võitja, ta teeb Belgia kultuuri. Sest ta juba teab, mis seal toimub. Ta kuidagi saab aru. Võib-olla lihtsalt Ardo teab, ta võib-olla game'is süsteemi. Ta teab enam-vähem äkki oma peas juba, et tavaliselt kas ma panen nagu, kus õiged vastused on, kas mingi esimene või teine või niimoodi. Sa ei pea hakkama mind nagu meelitama sellega. Et sa ei pea nagu põhjuseid otsima. Ära üldse, tead... Ma proovin peita seda tõde, vaata. Ja, et ma andsin talle enne küsimused, aga päris nii ei olnud. Ma lihtsalt arvan, võib-olla mul on väga palju võib-olla tavalise belglasega sarnast. Sa võib-olla lihtsalt mõistavad maailma hästi. Inimese sükest kultuuritaju ja metafori loomet. Sa võib-olla... Aitäh. Ja, lotmanlik vaade elule. See kõlab nagu väga hea kompliment, kui ma sellest aru saaks. Aga minule peab otse ütlema, mitte seda. Ma mõtlen, kas on mõni teema veel, on sul midagi hingel veel? Ei ole ühtegi asja hingel, kõik on väga hea. Okei, väga hea, no siis
kohtume tulevikus jälle. jah. me tehniliselt me varastasime su siin lihtsalt paariks tunniks ära, sest me saadame tõesti korraks. Ma olen 2 päeva. 2 päeva, jah. 2 ööd. Eile tegin ühe priva, täna on show. Kell 5:45 on ära. Okei, nii vara 2 päeva. Ja, saite nagu suure protsendi. Ma küsisin et kas sul on vaba, sa ütlesid, päris tihe päev on, mida ma eeldasin ka, aga õnneks, kuna me oleme otse esinemiskoha kõrval. Ja mõtlesin, et äkki mul on lootust saada enne sind kätte. Aga aitäh, mul on tõesti hea meel sinuga rääkida oli ainvaida.ee või mis sul see koduleht on? Ei, seal näeb, kui sa kuulad välismaalt kuskilt Beneluxi juurest, siis seal on ka showsid ja kui olete Belgias, minge vaadake, mis ta korraldab ja nagu külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult 23. aprill 2028 nagu külapoe müüja on rõõmsalt ajataksost välja saanud ja vaadanud oma saatuse pagasisse ning aru saanud, et varajane lend on, aga kõik, mis pakitud, on 32 pakki krõpse. See on kõik, mis seal kaasas on. Pole ühtegi riideeset, ta vaatab korra peeglisse, ta saab aru, et ka temal pole riideesemid seljas. Ja siis ta ärkab ülesse ja saab aru, et ta on hiljaks jäänud. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Lari Varma, minuga siin stuudios nagu ikka Ardo Asperg ja meie suurepärane külaline täna oli Ain Vaida, aitäh tulemast. Ja tšau, hei hopsti teile kõigile, hei, suvetuur.ee, tšau, hei, väike enda promoga, bum. Suvetuur, ma ei tea, kuidas see välja läheb, võib-olla on läbi. Võib-olla on. Külapood on sinu ees, sinu kõrva augu sees.